No hei, tänase minijutluse teema siis on uhkus ja pühadus. Ja piiblis on nende teemade kohta tegelikult päris palju öeldud. Ja ma usun, et me kristlastena ja mittekristlastena täpselt samamoodi puutume nende teemadega, kontseptsioonidega kokku. Kui sa mõtled nagu korraks enese peale, siis me ise tihti kunagi ei arva, et me oleme uhked inimesed. Aga teisalt me arvame, et me oleme piisavalt head, piisavalt puhtad, ehk siis piisavalt pühad. Ja uhkus ja pühadus on justkui kaks sellist asja, mis ei peaks koos käima, aga ometi nad käivad millegi pärast koos tihti. Ja see ei ole selline taevalik kokteil, vaid see on põrgulik kokteil ja ma tahan nagu sellest täna rääkida. Nii pühadusel kui ka uhkusel on tegelikult hästi palju erinevaid värve ja varjundeid. Nad võivad olla hästi nähtavad, selged, defineeritavad, aga samas nad võivad ka olla hästi varjul, peidus, ka nii, et me ise ei tea. Nagu öeldakse, et tõeline pühak on see, kes ise ei tea, et ta seda on. Või tõeliselt alandlik inimene on see, kes ise ei näe ennast alandlikuna. Aga uhkusega on vastupidi, et sa arvad, et sa oled keegi, sa arvad, et sa oled teistest parem, ilma et see vastaks tõele. Ja uhkus on midagi sellist, mis tegelikult rikub meie elu, mis rikub meie suhteid teiste inimestega, mis rikub meie suhet ka Jumalaga, mis varjutab kõiki. Aga mis on siis uhkus? Uhkus ongi tegelikult, ma arvan, definitsioone on ka ilmselt mitmeid, aga on selline eksessiivne enesekesksus, et sa mõtled ise endale ja sa upitad ise ennast teiste arvelt. Muidugi saab seda väga, väga erinevalt veel defineerida. Paul Tillich, üks saksa teoloog, on öelnud, et uhkus saab alguse tegelikult hirmust, see sünnib hirmust. Ja ma kohe nagu ei saanud aru võib-olla, mida ta täpselt selle all mõtleb, aga kui ma nagu sügavalt hakkasin mõtlema, siis see tundub täitsa loogiline ja täitsa pädev. Uhkus kui patt katoliku kirikus näiteks öeldakse, et see on üks suurimaid patte, see on üks surmapattudest ja sellest tegelikult lähtuvad ka teised patud, mida me teeme siis teiste inimeste vastu ja Jumala vastu. Nii et hästi oluline on see, et me katsuksime ennast läbi selles osas. Ja kui mõtleme, et see saab alguse hirmust, siis mida hirm paneb inimest tegema? Mida hirm paneb looma tegema? Suht sama asi. Ta paneb meid peitu pugema, jooksma, ennast varjama, ka valetama. Ja kui me tunneme hirmu, siis me tunneme, et me oleme ohus ja me peame ennast kuidagi katma, õigustama, varjama. Ja tihti hirm tähendab seda, et meie status quo, meie praegune heaolu, meie positsioon, meie mateeria võib-olla, meie suhted on ohus. Aga kõik see põhineb hirmul, mis on vale. Ja uhke inimene üldiselt on siis see, kes vaatab nagu teistele alla, kes peab ennast teistest paremaks ja see väljendub väga erinevatel viisidel, kas siis sõnades, tegudes, aga ka lihtsalt hoiakutes või mõtetes, mis on hästi sellised tasased. Aga uhke inimene, kui inimene on uhke, siis tegelikult teised saavad sellest väga hästi aru. Nii et uhkus põhineb hirmul midagi kaotada ja seetõttu ma pean teiste inimeste arvelt seda kompenseerima. Aga mida ütleb piibel selle kohta? Piibel ütleb, et täiuslik armastus ajab välja hirmu. Kus me leiame täiusliku armastuse? Kes on täiuslik armastus?
otse loomulikult, see on Jumal. See on Jeesus Kristus. Ja kui me vaatame Jeesuse enda õpetust ja seda, kellega ta rääkis ja kuidas ta rääkis, siis me näeme, et tema põhiline kriitika oli tegelikult suunatud pühade inimeste poole, kes siis olid variserid, kirjatundjad, kes teadsid Jumala sõna, kes püüdsid selle järgi elada igapäevaselt. Aga ometi sellest ei piisanud, sest neil puudus kaastunne teiste inimeste vastu. Nad pidasid ennast teistest paremaks. Nad arvasid, et see, et miks kogu nende rahvas kannatab Rooma okupatsiooni all, on sellepärast, et inimesed on patused ja nad ei ole piisavalt head. Nemad olid sellised, kes oma palveid tehes pöördusid Jumala poole ja ütlesid, et Jumal, ma tänan sind, et ma ei ole nii nagu need patused seal, et ma olen püha, ma ei riku abielu, ma ei valeta, ma maksan kümnist, ma teen kõik õigesti. Ja neil on õigus, neil oli õigus, nad tegid kõik õigesti ja seda ei saa neile ette heita. Aga ometi Jeesus heitis neile ette, et nad on jätnud kõrvale olulisema osa, sest Jumal ei taha ohvrit, Jumal tahab halastust. Sest Jumal paneb vastu uhketele ja suurelistele ja annab armu alandlikele. Et kui sina tahad kogeda armu, siis ole alandlik. Veel ma tahaksin öelda uhkuse kohta seda, et uhke inimene tegelikult ei ela nagu reaalsuses. Ta elab oma valede keskel ja ta on tihti pimestatud. Ta nagu näeb olukordades ohtu, kus ei ole tegelikult ohtu. Ta viib keskkonda, kus on rahu, viib ärevust ja pinget ja vastuolusid. Et selliste vastu tegelikult Jeesus räägib, sest Jumal on rahu Jumal, Jumal on armastuse Jumal, mitte hirmu Jumal. Keskajal, keskaegses Euroopas oli kasutusel selline nagu kujund, mille nimi on õnneratas. Meie teame õnneratast, kui me vaatame televisioonist neid loteriimänge, kuidas keegi keerutab ja vaatab, mis summa ta seal välja keerutab või mis auhinna. Aga keskaegne vahend õnneratas oli midagi teist. See oli selline satiiriline vahend, kus siis oli 4 positsiooni. Kõige kõrgemal ratta peal oli kuningas ja kõige all oli kerjus. Ja siis mõlemal pool olid need üleminekufaasid veel. Nii et vahet ei ole, kes sa olid ühiskonnas, sa kusagil asusid seal õnneratta peal. Ja selle vahendi eesmärk oli see, et näidata seda, et kuidas positsioonid, materiaalsed omandid, kõik, mis sul on, tervis, et kuidas see kõik võib muutuda lihtsalt ühe hetkega. Sa võid üks hetk olla kuningas, sul võib olla hästi palju, aga teine hetk sa võid olla kerjus juba. Ja seda nimetati siis õnnerattaks, ladina keeles rota fortuna. Ja miks ma sellest räägin, on see, et see on selline mänguline kujund. Ja üks mu tuttav ütles, ja ma usun, et on veel need inimesi, kes ütlevad, et elu ongi nagu mäng. Ja kui sa teatud reegleid jälgid, siis sa võid olla seal õnneratta tipus, sa võid olla keegi, sa võid omada midagi. Et sa justkui nagu petad elu ja sa teed seda teiste arvelt, et nagu jõuda ise ette poole. Nii et see on otse kui mäng. Kristlasena me võime küsida, et kas elu on mäng, kas Jeesus on meile lihtsalt andnud teistsugused reeglid, mille järgi mängida. Et pürgimine ja keegi olemine või millegi omamine ei ole ju iseenesest halb.
aga millise südamega me seda teeme? Kas meie ambitsioonid on seotud meie enda uhkusega või need on seotud Jumala plaaniga, mis tal meie elu jaoks on? See on see põhiküsimus. Et kas kristlasena me võime ka öelda, et elu on mäng ja on teatud reeglid, mida me peame jälgima? Või Jeesus viib meie pilgu hoopis mujale? Ma tahaksin lugeda Luuka evangeeliumist, Luuka 14, räägib Jeesus tähendamissõna alandlikkusest ja külalislahkusest. Kontekstis on siis üks pulmapidu ja ma loen selle ette. Aga Jeesus rääkis neile, kes olid kutsutud, tähendamissõna, märgates, kuidas nad valisid aulisemaid istekohti. Kui sind keegi on kutsunud pulma, siis ära istu kõige aulisemale kohale, sest võib-olla on keegi kutsutu sinust auväärsem. Ja see, kes sinu ja tema on kutsunud, tuleb ja ütleb sulle, anna koht temale, ja sa peaksid siis minema häbiga kõige viimasesse paika. Vaid kui sa oled kutsutud, siis mine ja istu viimasesse paika. Et kui tuleb see, kes sinu on kutsunud, sulle ütleb, sõber, tule siia lähemale, siin on sul au nende kõikide silmis, kes sinuga ühes lauas istuvad. Sest igaüks, kes ennast ise ülendab, alandatakse, ja kes ennast ise alandab, seda ülendatakse. Aga sellele, kes ta oli kutsunud, ütles Jeesus, kui sa teed lõuna või õhtu söömaaja, siis ära kutsu oma sõpru, ega oma vendi, ega oma sugulasi, ega rikkaid naabreid, et nemadki sind vastu kutsuks enda poole ja sellest tuleks sulle tasu. Vaid kui sa teed võõruspeo, siis kutsu vaeseid, küürakaid, jalutuid, pimedaid, siis oled sa õnnis, sest neil ei ole millegagi sulle tasuda, vaid see tasutakse sulle õigete ülestõusmisel. Amen. Et siin Jeesus räägib siis pulmapeost, et milliseid istekohti me peaksime valima. Aga ma arvan, tema õpetus on tegelikult ju palju suurem ja laiem. See räägib meie elust. Ma arvan, et elus ka me ei peaks tormama kõige esimestele positsioonidele, krahmama kõige paremaid palasid endale. Jeesus ütles, et mine istu sinna kõige madalamale positsioonile. Jeesus ei andnud meile mänguks uut reeglit, et seda mängu omal moel võita, vaid Jeesus tegelikult ütleb meile, et me astuksime sellest mängust selle õnneratta pealt üldsegi maha. See ei ole meie mäng, mida mängida. See ei ole meie kuningriik. Meie kuningriik on Jumala kuningriik. Ja Jumala kuningriik ei anna meile reegleid selliseks mänguks, vaid tahab, et me astuksime sealt maha. Ja kui sa seda teed, siis sa leiad rahu ja siis sa oled õigel teel pühadusele. Et mitte jooksta seda sama võidujooksu maailmaga, vaid ära tunda uhkus oma südames ja astuda sellest mängust välja. Jumal on kristlastele, minule ja sinule, andnud ühe missiooni, olla tema partneriks siin maailmas, rääkida häid sõnumeid, evangeeliumi sõnumeid, rahusõnumeid, kuulutada Jumala päästet tema pojas Jeesuses Kristuses. Ja ta ei ole meile seda andnud selleks, et me oma pühaduse valgel saaksime ilutseda ja teha maha neid inimesi, kes meie ümber elavad, kes on võib-olla patused, kes ei tunne Jumalat, aga meie ei tohi ennast positsioneerida nende üle. Nad on täpselt samamoodi Jumala näo järgi loodud olendid ja Jumal ta igatseb nendeni jõuda. Ja ta saab seda teha ainult siis, kui me kõrvaldame oma südamest uhkuse, arvates, et me oleme nendest mingil viisil paremad või pühamad. Jumal on see, kes teeb pühaks, mitte meie. Nii et astugem sellest mängust välja, astugem sealt õnnerattalt välja ja täidame koos Jumala missiooni ja tema käsku. Ja Jeesus
mulle nii meeldib see, kuidas Jeesus suhtles lastega ja kutsus neid enda juurde. Ja ta tõi neid eeskujuks. Lapsed, kes ei ole midagi saavutanud, neil ei ole mitte midagi, mingit positsiooni, mingit ambitsiooni. Ja ta ütles, et kui me ei saa nii nagu need lapsed, siis me ei või pääseda taevariiki. Siis me ei või kogeda pühadust. Aamen.